Nõukogude Liidu reaktorid lihtsalt olid väga kehva. Sõiduautos vesinik ei ole võib-olla isegi kõige parem asi. Väike on ka suur tuumareaktor. Tere tulemast kuulama meie teist osa energeetikast ja meie külaliseks on Andi Hektor. Ta on KBFI-st, ta on füüsik ja loodusteaduste ja füüsika populariseerija. Ja me eelmises osas rääkisime üpris sisukalt erinevatest tuumareaktorite ja tuumajaamade tüüpidest ja miks me sellest energeetikast räägime ja tuumaenergeetikast, sellepärast, et see on tegelikult keskkonda säästev energia tootmise viis, kuna seal ei teki selliseid jääke, nagu on kasvuhoonegaasid. Seal küll tekivad teistsugused jäägid, aga teadus on juba jõudnud või jõudmas nagu sinna maale, kuidas ka nendega tegeleda. Et tere jälle, Andi, prooviksime anda meie kuulajale siis sükest ülevaadet, et kuidas see ring siis võiks kokku joosta, et me toodame nagu uue põlvkonna jaamadega tuumaenergiat, tuumaelektrit ja mis see nagu sükene pikem vaade on, et miks need uue põlvkonna jaamad sellised palju paremad on, palju meil selleks kütust on ja nii edasi, ma arvan, et üks esimene punkt kohe, miks nad paremad on selles, et nad on ohutumad. Et kuna meil on ajaloost nüüd olemas piisavalt kogemusi, siis me teame, et väga suured reaktorid, nendega on omad probleemid. Teiseks see reaktori tüüp, kus on vesi, mis läheb keema ja mis võib tänu sellele võib seda aur välja paiskuda. Me teame, et sellega on üsna palju ohtusid kaasneb. Et loomulikult peab tõmbama hästi selge joone vahele nii-öelda läänelikele reaktoritele, ehk need on siis GV-reaktorid, millega on siis juhtunud kaks sellist suuremat õnnetust. Üks oli Jaapanis ja teine oli Ameerika Ühendriikides. See, mis juhtus Ameerika Ühendriikides, seda võib veel pidada natuke selliseks katsetamise õnnetuseks. Aga see, mis juhtus Fukushimas, see oli, võib öelda küll väga ekstreemsetes looduslikes oludes juhtus, aga ikkagi ta juhtus ja seal muidugi võib öelda, et kui me võrdleme jälle Tšernobõlit sellega, siis me näeme, et need on täiesti erineva kategooria õnnetused. Et need Nõukogude Liidu reaktorid lihtsalt olid väga kehvad ja sellist reaktorit tegelikult ei oleks tohtinud üldse tsiviilkäibesse nagu lasta, ütleme ausalt. Aga tulles nüüd 4. põlvkonna juurde, siis on esimene punkt on ohutus, et seal on jällegi erinevad tüüpi reaktorid, minu lemmikreaktor on ikkagi sulasoolareaktor ja tema ohutuse argument on see, et seal ei saa midagi keema minna, tal on füüsikaliselt selline sisemus, et kui ta läheb liiga kuumaks, siis ta jääb lihtsalt seisma. Et see on lahendatud niimoodi ja sulasoolareaktorite võib-olla üks eelis on ka see, et neid on ikkagi testitud, et kõige pikemalt töötas selline testreaktor Ameerika Ühendriikides Oak Ridge'is, kus ta 5 aastat töötas ja tema mingis mõttes nagu teatakse, mis need probleemid on seal ja neid osatakse ka lahendada. Ja nüüd on tekkinud siis ka piisavalt palju väikseid ettevõtteid, nii-öelda startup'e, kes startup on muidugi naljakas sõna, need on ikkagi 10 miljonitega rahastatud ettevõtted, kes arendavad siis väikseid reaktoreid. Sulasoola suur eelis on ka see, et reaktor on võimalik teha väga väike. Et ütleme, kui selline tüüpiline 3. põlvkonna reaktor on nagu, ma ei tea, 5-korruseline maja, see reaktor ise, ja ümber tuleb ju ehitada veel betoonkest ja kõik see muu, siis ütleme, sulasoola-reaktor sama võimsusega oleks, ütleme, 1-korruselise maja kõrgune. Kui sinna veel struktuur ümber ehitada, siis ta kokku ongi umbes nii 4-korruselise maja kõrgune hoone. Kes on näinud 3. põlvkonna reaktoreid, näevad, et need kuplid, mis sinna ümber ehitatakse, need on, ma ei tea, 15-korruselise maja kõrgused. Et nagu oluliselt suuremad. Ja võib-olla kuulajale on tore teada seda ka, et mis maksab kõige rohkem tuumajaama puhul. Et inimesed arvavad, et seda maksavad, ma ei tea, mingid aparaadid või elektroonika või ma ei tea, mingid sellised asjad. Tegelikult kõige kallim asi 3. põlvkonna tuumajaama juures on betoon.
et siis seda betooni kulub sinna meeletutes kogustes, sest sinna tuleb alla ehitada nii-öelda põhireaktorile, reaktor on väga raske, sinna tuleb väga tugev põhi ehitada, mis on ka nii-öelda gaasikindel, et kui see reaktor peaks lõhkema, et seal midagi välja nii-öelda imbuks, mis tähendab seda, et tegemist on väga kalli betooniga, ja teine asi, mis teeb väga kalliks, on see betoonkuppel, mis tuleb peale ehitada. Nii et betoon on kõige kallim ja ka mõnes mõttes kõige keerulisem osa sellest, sest see betoon on eriline spetsiaalbetoon, mida peab väga täpselt valama ja nii edasi, et see muudab selle betooni osa tegemise väga kalliks. Ja järgmine osa hinnas on teras. Et kui meil on tegemist 3. põlvkonna GeV-reaktoriga, siis ta on umbes 200-300 atmosfääri all, mis tähendab seda, et me peame ehitama mitmekümne sentimeetri paksuse teraskatla, mis peab vastu pidama siis 40 aastat. Et iga inimene kujutab ette, kui seda hakata niimoodi vabas õhus kokku keevitama, milline töö see on. Et see on see põhjus, miks need asjad on nii kallid. Ja nüüd 4. põlvkonna puhul on mahud väiksemad, reaktori võimsud on ka väiksemad ja reaktorid loodetakse valmis teha põhimõtteliselt täielikult tehases. Et minule meeldib väga Terrestrial Energy nimelise kompanii lahendus, kus reaktor tuuakse koos kütusega ühes tükis kohale, mahub ära, ütleme, sellise suurema rekka peale, pannakse nii-öelda sinna spetsiaalselt tõstukiga siis oma õigesse pesasse, seal ta töötab 7 aastat, siis teda jahutatakse mõned aastad ja siis viiakse tagasi tehasesse, kus siis kütus võetakse välja, tegelikult seda kütust saab veel kasutada, läbib teatud puhastusprotsessi, kus ta pannakse uude reaktori tuuma ja see uus reaktori tuum tuuakse samamoodi kohale järgmise rekkaga. Et selles mõttes väga ja kui reaktoris ütleme midagi katki läheb, siis tehases on seda palju lihtsam seal nii-öelda hooldada. Ja see sulasoole reaktori puhul ka see tuum ise on üsna lihtne, et seal ei ole väga keerulisi detaile. Et see on see, ütleme, mis muudab ta ohutumaks ja tõenäoliselt ka odavamaks. Kui me räägime nüüd kütuse poolest, jääkidest me juba eelmises osas rääkisime, räägime nüüd kütusest, et kus see kütus siis tuleb nendesse reaktoritesse. Siis võib-olla kõige tuntum kütus on ikkagi uraan, aga nagu öeldud, see uraan ise selles reaktoris toodab järgmisi kütuseid, nagu võib-olla kuulajad on kuulnud, tekib plutoonium näiteks, tekivad teised elemendid, mis tegelikult sobivad ka reaktori kütuseks. Seega tegelikult 3. põlvkonna reaktorid toodavad kütust juurde, lihtsalt nemad ise ei oska seda kütust kasutada. Võttes nüüd 4. põlvkonna reaktori saame need ära kasutada, aga lisaks nendele nii-öelda tehiskütustele, mis tekivad 3. põlvkonna reaktoris, on veel selline element nagu toorium, mida looduses on, ütleme, 3 korda rohkem kui uraani. Lisaks uraanist me saame kasutada ainult ühte isotoopi, mida seal on alla 1%. Nii et tegelikult see vahe on nagu meeletu, et kui me suudaks teha hästi töötava tooriumi reaktori, siis meil on kütust 100 kordi rohkem. Tooriumi on ka natuke lihtsam looduses kätte saada, et võib-olla paljud inimesed ei tea, aga paljudel vanadel freskodel on kasutatud ka tooriumi, et kollast värvi tehti tooriumist. Et just Indiast toodi seda, nii et see ei ole nagu ka midagi väga eksootilist. Et ta on kergelt nagu uraangi, ta on kergelt radioaktiivne, aga mitte nii radioaktiivne, et oleks inimesele süüa ei maksa, ta on raske metall ikkagi, ta on keemiliselt ohtlikum, aga ta on ka kergelt radioaktiivne, aga ei maksa nüüd karta, et kui me läheme sinna ruumi, kus see fresko on värvitud selle kollase värviga, et see oleks meile ohtlik. Et sama on tegelikult ka uraaniga, et uraan ei ole meile nagu süüa ei maksa teda, ta on raske metall, aga põhimõtteliselt kui ta kuskil väikses koguses on, siis ta ka meid ei tapa. Uraan ise, nagu kui me räägime jälle, tihti on räägitud sellest, et uraan on kallis või et uraan saab otsa, siis see on nagu tinglik, sest ütleme, kui me võtame isegi 3. põlvkonna reaktorid, siis uraani hind elektri hinnas, lõppelektri hinnas moodustab ainult mõne protsendi. Seega isegi kui uraan läks, ütleme, 3 korda kallimaks, siis tõuseks hind mõned protsendid ainult. Nii et me hinna mõttes ei pea muretsema ka uraani suhtes ja uraaniga on ka see asi, et räägitakse sellest uraanist, mida me teame. Ehk praegu on 3 suurt kohta, kust kaevandatakse uraani. Kanadas on üks suurem piirkond, Austraalias ja Venemaal.
aga tegelikult ka meil Eestis on olemas uraanivarud, et kui uraani hind tõuseks 2 korda, siis raske hinnata, kas Eestis tasuks seda kaevata, aga tõenäoliselt neid kohti, kus seda tasuks kaevata, on palju rohkem. Ja ma toon veel ühe näite, et jaapanlastel on olemas tehnoloogia, kuidas uraani saada kätte ookeaniveest. Et ookeanivees on ka üliväikses koguses uraani, lihtsalt praegu ei tasu seda teha, aga kui hind tõuseks 5 korda, siis jaapanlased väidavad, et nemad suudaks ka mereveest seda mõistlik, 5 korda kallima hinnaga kätte saada. Ja on hinnatud, et ookeanis on seda jaguks inimkonnale 1000 aastateks. Et see on selline, ütleme, me ei pea väga palju muretsema selle pärast, et tuumakütused otsa saavad. Tuumajaama toimimise juures on ka üks niisugune jääkprodukt, mis on vesinik või? Jah, see on mitte jääk, aga ütleme, see on, kui me siiamaani oleme rääkinud elektritootmisest, et meil on tuumareaktorid, me toodame elektrit nendega, sest 3. põlvkonna reaktoritega tegelikult ega ei saanudki muud väga toota kui elektrit, sest nende sisemine temperatuur tõuseb seal kuskil 400 kraadini näiteks. See aurustab siis vett ja siis me toodame sellest, veetemperatuur on natuke, aurutemperatuur on veel natuke madalam ja siis toodame sellest elektrit. Sest 300 kraadise auruga me keemiatööstuses väga palju sellist termokeemiat teha veel ei saa. Kuigi midagi saab teha sellega ka. Kui me räägime nüüd sulasoola-reaktoritest, siis seal me räägime temperatuurist kuskil, ümmarguselt 700 kraadi. Ja see on selline koht, kus tegelikult on võimalik juba teha väga huvitavat termokeemiat, ehk me saame toota paljusid aineid niimoodi, keemiatööstusele vajalikke aineid, niimoodi, et me ei pea vahepeal elektrit tegema. Miks me seda ei taha teha, sellepärast esiteks see teeb kallimaks, me peame vahele panema, võtame lihtsa näite, me tahame teha vesinikku. Kõik teavad, et vesinikku saab toota elektrolüüsiga. Ehk meil on vaja elektrit, et lagundada vesi hapnikuks ja vesinikuks. Aga selleks, et elektrit toota, meil on vaja kõigepealt aurugeneraatorit, mis teeb siis auruenergiast liikumisenergia, siis meil on vaja elektrigeneraatorit, mis teeb liikumisenergiast elektrienergia, ehk meil on vaja üsna kalliste seadet ja selle seadme kasutegur on kokku, ütleme 30%, võib-olla natuke tänapäeval saab natuke kõrgemale ka jääda, 40, juba 50. Aga kõik see maksab ja lisaks kasutegur on madal. Et kui meil on termokeemiline protsess, siis meie kasutegur võib olla ka näiteks 80% teatud protsesside puhul. Ehk meie kasutegur on kõrgem ja teiseks meil ei ole vaja kogu seda suurt kremplit sinna vahele panna. Eeldusel, et see termokeemiline protsess ise ei ole väga keeruline. Ja nüüd me oleme ju unistanud üsna palju sellisest imelisest kütusest nagu vesinik. Et vesinik on tegelikult tõesti väga hea kütus, ta on väga kõrge energiamahutavusega, tal on omad probleemid, teda on raske kinni hoida, kuna ta kipub imenduma igalt poolt läbi, aga tänapäeval on olemas juba täiesti standardballoonid ja kõik standardtehnoloogiad tema käitlemiseks. Ja vesinik on ka sellepärast hea, et tema põlemisel tekib ju veeaur. Just nimelt, seal ei teki süsihappegaasi, seal tekib lihtsalt veeaur ja kui me räägime, ütleme, kuidas teha siis sellest vesinikust näiteks elektrit, siis selleks ei ole vaja, me ei pea teda põletama, vaid selleks on tänapäeval palju parem tehnoloogia, selle nimi on kütuselement, ehk see ongi selline seade, kust me ühelt poolt laseme sisse vesinikku, teiselt poolt hapnikku või õhku ja seal toimub elektrokeemiline reaktsioon, kus tekib nii-öelda otseelekter. Meil ei ole mitte mingeid liikuvaid seadmeid selles ja teisest otsast tuleb välja siis seade ongi selline, et laseme vesiniku ja hapniku sisse, teiselt poolt tulevad välja vesi ja elekter. Et väga lihtne aparaat, ainuke häda on see, et ütleme neid materjale, kus seda protsessi teha saab, on nende arendamine on väga-väga üle nii-öelda kivide ja kändude läinud. Et sellest loodeti juba, ütleme, esimene suur projekt, see ei olnud esimene kasutuskoht, aga esimene suur projekt, kus kasutati hästi palju kütuselementi, oli Apollo programm. Ehk kui inimene läks kuu peale, siis seal tegelikult neil olid juba täiesti olemas kütuselemendid, väga kallid, mitte nii töökindlad, kui me tahaks, aga kuna see retk kuule kestis ainult nädal või natuke rohkem, siis seal ei olnudki vaja väga vastupidavaid seadmeid. Kui me tahame kodus kasutada või autos, siis me ikka tahaks, et see kütuselement töötaks vähemalt 5, veel parem kui 10 aastat. Just. Aga hüppame nüüd tagasi tuumajaamade juurde, siis üks viis seda vesinikku toota
oleks toota termokeemiliselt ja siis selliste tuumareaktorite abil, kus temperatuur oleks, ütleme, vähemalt 600-700 kraadi. Et seal on välja mõeldud termokeemilised protsessid, kus seda vesinikku siis toota saab. Ja kui me saame vesinikku toota, siis tegelikult on olemas võimalus ka ammoniaaki näiteks toota, räägitakse ka niinimetatud sünngaasi tootmisest. Miks on need 3 asja väga olulised, vesinik, sünngaas ja ammoniaak on see, et praktiliselt kui me neid saaks odavalt toota, siis me võiks nii-öelda naftakeemiast peaaegu loobuda. Et me ei peaks enam neid samu asju tegema maagaasist või naftast. Ja üks selline suur lootus on, et kui tulevad nii-öelda need kesktemperatuursed reaktorid, siis kuskil 600-700 kraadi, et nende abil saab siis termokeemiliselt toota kõiki neid nii-öelda materjali ja keemiatööstusele vajalikke aineid. Ja vesinik on ju ka hea viis energiat salvestada, ehk et nagu ma saan aru, tuumareaktorit nagu seisma ei saa panna. Ta toodab kogu aeg elektrit ja kui seda ära ei kasutata, siis saab tegelikult ju teha vesiniku hüdrolüüsi vahepeal. Jah, et nüüd jällegi sõltub, mis reaktori tüübist me räägime, et kui me räägime sulasoore reaktorist, siis see on selles mõttes huvitav reaktori tüüp, kus me tegelikult saame ka seda võimsust muuta üsna laias diapasoonis, aga tõsi on see, et reaktoril on, ka sulasoore reaktoril on selline režiim, kus tema kasutegur on kõige kõrgem. Et tal on selline optimaalne režiim, et me võime küll vähendada tema võimsust, aga siis ka see kasutegur hakkab langema, seal võivad hakata tekkima sellised ühendid reaktoris, mis ei ole võib-olla väga head, aga põhimõtteliselt seal on see mängimisruum suurem. Ja teiseks, mis on sulasoole reaktori puhul hästi suur eelis, on see, et see sulasool ise on tohutult hea soojusmahtuvusega ja ta ei maksa tegelikult eriti palju. Seega me võime panna sinna nii-öelda puhverdada seda sulasoole, nii et me paneme suure, ma ei tea, 100 või 1000 kuupmeetrise tünni, mis on seda soola täis. See ei ole, ma ütlen, väga kallis ja sellesse saab edukalt ära mahutada Eesti mitme päeva elektrivajaduse. Et selles mõttes me saame seda ka niimoodi reguleerida. Aga loomulikult järgmine aasta oleks siis toota vesinikku. Vesiniku suur eelis on see, et teda saab kasutada mitmekülgselt. Nagu ma öeldud, tal on 3 suurt kasutusvaldkonda, et me saame teda kasutada otse keemiatööstuses, väga paljudes kohtades. Teiseks transpordis, kus me paneme teda auto nii-öelda ballooni ja siis auto sõidab sellega või lennuk või mis iganes sõiduvahend. Ja 3. koht on siis elektri tootmine. Et kuna elekter on kõige odavam asi tegelikult, elektrit me saame toota selles mõttes väga paljudest asjadest, siis ma arvan, et elektri tootmises esialgu vesinik ei ole väga konkurentsivõimeline. Et pigem on ta transpordis väga hea kütus ja ka loomulikult keemiatööstuses. Et kuna transport on mul natuke selline lemmikteema, siis võib-olla paljude jaoks ma olen ka niimoodi inimestega tänaval nii-öelda rääkinud, kõlab kuidagi ulmeliselt, et vesinikuga sõitvad autod aga inimesed ei tea, et tegelikult on juba 4 suurel autofirmal, Mercedes, Honda, Toyota, ma ei julge 3. öelda, kas Kia on olemas seeria tootmise vesinikuautod, et Eestis neid ei ole, sellepärast meil ei ole ühtegi vesinikutanklad veel, aga Jaapanis, Lõuna-Koreas, nüüd ka järjest rohkem Euroopas, Ameerikas, Californias, seal on vesinikutanklad juba olemas, võite neid vesinikuautosid näha. Ma ütlen, ise tunnistan seda, et ma ise arvan, et sõiduautos vesinik ei ole võib-olla isegi kõige nagu parem asi, sest patarei on ikkagi juba üsna odavaks läinud ja aku, ütleme selline liitiumaku, et võib-olla linnaautol on liitiumaku isegi mõistlikum, aga kui me läheme natuke suuremate autode juurde ja pikemate vahemaade juurde, siis ja lennukite juurde ja eriti rongide juurde, siis ronginduses ma arvan, kuna rong ise on väga kallis, siis seal see nii-öelda kütuselemendi hind ei paista välja. Lihtsalt auto puhul on see, et konkurents on väga tugev, auto hinnad on nii-öelda surtud väga madalale. Seal see nii-öelda, kui me võtame näiteks selle Toyota Mirai, mis on võib-olla kõige tuntum vesiniku auto, siis ta ikkagi maksab praegu seal 60 000 euro kanti, ütleme, Toyota autod ongi kallimad üldiselt, ta ei ole odava klassi auto ka välimuselt. Kõik soovitan küll vaadata seda kõige viimast, just tuli välja uus versioon. Ta võimaldab sõita umbes 600 kilomeetrit, mis on rohkem kui tüüpilisel elektriautol. Ja tankimine on kiire, jah? Tankimine on umbes 5 minutit või isegi natuke kiirem. Aga vastame siis palju küsitud küsimusega ära, et mis juhtub siis, kui 2 vesinikuautot kokku põrkavad?
No siis, mis juhtub, kui kaks bensiinipaakidega autot täiskiirusel kokku põrkavad? Kui seal on säde, siis ja kütus välja paiskub, siis läheb põlema. Vesinikuga on täpselt sama lugu, et kui kaks autot kokku põrkavad ja peaks balloonid katki minema, siis vesinik paiskub välja ja kui tuleb säde, siis ta läheb põlema. Ta ei plahvata. Selles mõttes, et ta juhtub täpselt samasugune protsess umbes nagu tavalise gaasiga, et ta läheb põlema. See on tihti vale arvamus, et vesinik plahvatab. Vesinik süttib, plahvatab ta sel juhul, kui ta on õiges vahekorras hapnikuga. Siis tekib paugugaas. Aga paugugaasi, kui õhku paiskub lihtsalt vesinik, siis ta ei ole õiges vahekorras, ta läheb põlema. Ja vesiniku suur eelis on selles, et nagu me teame, ta on palju kergem kui õhk. Ja mis juhtub, kui ta põlema läheb, siis ta läheb veel soojaks ka, siis ta lendab ülespoole. Seega, kui selline avarii juhtub kuskil lageda taeval ja need tõesti peaks süttima see vesinik, siis tal tekib selline põlev gaasimull, mis lendab õhku üles. Nii et põhimõtteliselt isegi ta on ohutum kui bensiin või ütleme, diisliga on natuke keerulisem, diisel ei lähe nii kergesti põlema, aga ütleme, bensiinist on ta mingis mõttes ka ohutum. Maagaasi üle võib nüüd vaielda, kumb on ohtlikum, kumb mitte, aga ta tõesti selles mõttes ei ole nii ohtlik ja teiseks rääkides vesinikuballoonidest nüüd, et vesinikuballoonid, kuna vesinikku hoitakse, ütleme, autodest tahetakse hoida ikka üsna kõrge rõhu all, räägitakse 700 atmosfäärist, siis see balloon on üsna keeruline. See koosneb tavaliselt mingist tugevast materjalist, tehakse näiteks süsinikkiust, ta peab olema siis immutatud sellise materjaliga, mis vesinikku läbi ei lase, see vesinik kipub läbi imbuma paljudest materjalidest, mida me oleme harjunud pidama üsna gaasikindlaks, näiteks teras ei ole hea tavaline teras. Eriterased muidugi sobivad vesiniku jaoks ka. Ja siis sellele balloonile veel, kui me räägime autost, pannakse ümber, ta valatakse tavaliselt sellise spetsiaalse kesta sisse, mis näeb välja nagu ma ei tea, vaik või selline natuke tõrvamoodi kest, et just pehmendada seda olukorda, kui juhtub avarii ja balloon saab väga tugeva löögi, et ta siis kohe katki läheks. Nii et tegelikult see vesinikuballoon seal autos on pakitud nii korralikult, et palju korralikumalt kui meie tavaautos bensiinipaak. Et see õnnetuse juhus on ka seal üsna väike. Keerulisem olukord on siis, kui juhtub õnnetus kuskil hoones sees. Et kui meil on, ma ei tea, maalune garaaž ja seal juhtub õnnetus, aga seal oleks ka bensiini või gaasiauto õnnetus üsna hirmus. Aga mis meie energeetika siis suur pilt võiks tulevikus olla? Et nendest me oleme rääkinud kui ülemineku etapist, aga ülemineku etapist siis millele? Ma ikkagi arvan, et väga pikas perspektiivis, kui me räägime siin 50 või 100 aastast, siis ikkagi päikseenergeetika on, kuna meil on päike on ka suur tuumareaktor, et see on ka tuumaenergeetika, aga põhimõtteliselt on see päikseenergia kogus, mis maale tuleb, on nii palju suurem kui see, mida inimkond vajab, vähemalt esialgu. Et mõistlik oleks toota elektrit sealt või energiat saada sealt. Küsimus selles, et me peame välja mõtlema ka piisavalt odavad päiksepatareid ja piisavalt keskkonnale ohutud, sest ka kui me räägime praegustest päiksepatareidest, siis nende puhul on ka küsimus see, et kui nende eluiga lõpeb, siis nad ei ole väga keskkonnasõbralik materjal. Et ma väga loodan, et tulevad uue põlvkonna päiksepatareid, päiksepaneelid, mis on siis juba igapidi odavamad ja ohutumad. Et selles mõttes ma ise arvan, et tuumaenergeetika jääb ikkagi mingis mõttes ülemineku etapiks. Et tuumaenergeetikale on muidugi, kui me räägime nüüd lõhustumisreaktsioonist, on teine suur haru, mis on ka võib-olla hakkab tööle seal 50-100 aasta pärast, on siis see reaktsioon, mis toimub päikse keskel, ehk siis kergete tuumade ühinemine. Seda nimetatakse fusioonireaktsiooniks ja neid reaktoreid arendatakse ka, aga nende häda on see, et need on tohutult kallid projektid ja seal ma arvan, et 50 aastat on veel vähemalt minna. Aga see on võib-olla selline tuumaenergeetika, kus kütuse hulk on piiramatu, sest kütuseks on vesinik ja kerged elemendid, mida inimkonna mõttes lõpmatu hulk siin maa peal ja maa lähedal ka. Aga võtaks siis selle osa kokku, et tulevik võiks olla ikkagi päike. Päikesest tuleb meil piiramatult energiat, mida me isegi nii palju ei vaja ja 4. põlvkonna tuumareaktorid jäägid on
ma ei ütleks nüüd loodussõbralikud, aga need nüüd lagunevad ära siin 100-200 aastaga. Et ootame põnevusega suuri läbimurdeid energeetikas, et me saaksime ikkagi fossiilsetelt kütustelt liikuda väga palju mõistlikumatele kütustele. Ja suur tänu sulle, Andi, seda infot jagamast, et ma usun, et kõikidel kuulajatel, vaatajatel oli väga põnev. Meil igatahes siin kogu võttegrupiga ka väga kihvt, nii et aitäh sulle ja järgmiste juttudeni. Aitäh kutsumast! Nägemist! Ja nüüd me oleme selle meie iga saatese selle triki juures. Nii et Andi, sina nüüd hakka tegema kondimootoriga energiat. Me oleme kõvasti energeetikast rääkinud, nüüd saab ise teha elektrit. Ja siis peab selle tule seal, mis Andi selja taga on, peab põlema saama, nii et ja hoidma siis, ütleme 10-15 sekundit käimast, nii et no jõudu! Läheb pool põleb juba peaaegu ja on ja läkski. Nii et õnnestus. Aitäh sulle, Andi, veel kord ja kohtumiseni järgmites saadetes.